hommikust taas kord kallist televaataja ja loomulikult tere hommikust, hea sõber Liis. Tere hommikust. On laupäev, kell on 9:30 hommikul ja me oleme kokku saanud, et selleks, et nentida, elu on ilus. Vaata, siinsamas stuudio K28 galerii, see elu on ilus üks nende moto ja mina mõtlesin, et selleks, et sa saaksid tunda ilu, võlu, kunsti, valu, kõike koos, siis ma panen su täna natukene proovile, kohe hommikul vara. Oled sa valmis? Jah, imesta, silmad suured, suu on sul rullis, aga ma tean, et sa oled valmis selleks. See on Liisipoolne kättemaks mulle vist. Küll sa saad seda kohe tunda. No ma olen valmis. Nii, Erki, vaata, selline kunstimaailm. Ja siin on täna niimoodi, et kui sa eelmises saates panid proovile, aitäh sulle, et kui täpselt mina näiteks vibu lasen, siis täna spetsialist saab hinnata. Tule tagasi nüüd. Siis spetsialist aitab hinnata täpselt nii. Ei ole siin sinu kiirus oluline, ei ole siin sinu täpsus oluline, vaid kõike see, milline on sinu loomingulisus. Aha. Me ei ole ju veel teinud mitte midagi. Tegime käega ju su, tegid savitaiest. Sai tehtud käega küll. Üllatuslikult vaasitaoline ese isegi tuli sellest välja. Nii, aga mida need käed veel oskavad teha? Kas nad oskavad pintslit hoida? Kas nad oskavad graatsiliselt midagi lõuendile tõmmata? Ma jääks siin kohal skeptiliseks, aga mine sa tea. Nii, meil on siin Kirsti. Tere, Kirsti. No tere, Liis ja tere, Erki. Tere. Kuna Erki mulle on päriselt ka nii mitmeid kordi teinud selliseid erinevaid väljakutseid, siis ma mõtlesin, et ma panen ta täna staatiliselt tooli peale istuma. Ole paigal ja näita, mida sa oma kätega teha oskad. Kui palju sul seda kunstimeelt on? No meelt on kõvasti, aga kui palju ma nüüd oskan seda võib-olla niimoodi väljendada, see nüüd selgub siis tõenäoliselt tänase protsessi käigus. No kuulge, aga siis ühesõnaga meie mäng käis nüüd niimoodi, et ma ütlen teile päriselt nagu tere tulemast. Okay. Ja kuna meil on siin publiku lemmikud olnud sellised meie maali ja mulli õhtud, siis me alustame siin mulliga ja üks minu lemmikutest, ehtne ja aus Eesti värk ikkagi, kuulge ära Barbara ja täitsa nulliga, et kõik saavad rahulikult edasi tööle minna. Tundub, et algus juba on ju hea. Meeldib sulle, eks? Ei, ikka. Sa tahad öelda, et mulle ei tohiks meeldida. No ma usun, see on natuke selline teistmoodi laupäeva hommik sulle. Kõigepealt teeme mulli hommikul ja siis hakkame maalima. Ja iseenesest ma pean nüüd natukene täpsustama. Ma jagan küll veel sinna kaameramees tahab ka mulli. Kellegiga, tema ka ei taha mulli. Ma võtan Kallan selle endale. Aga ühesõnaga tahaks täpsustada veel siukest asja, kuna te nii-öelda kahekesi tulite ja ma väga täpselt ei tunne, et nii-öelda küsimus, et kas me teeme teambuildingut või pigem siukest baariteraapiat. Siuke küsimus laupäeva hommikul. Pärast seda hooaega koos sinuga teraapiat ma võib-olla vajan. Mina endiselt usun, et meie tiim saab minna veel tugevamaks, nii et teeme tiimteraapiat või baaripildingut. Baaripildingut. Tahtsin just öelda, et tegelikult me siin üldse teraapiat ei tee, et see oli pigem siuke lõpus väljend selle kohta, aga teeme ühesõnaga midagi sellist, et mis teie tiimi võiks toetada, eks ole. Ja ka laupäeva hommikut on ju. No kuulge, aga siis kõigepealt ikkagi tere tulemast. Aitäh! Et elu ikka ilus oleks. Aga siis ma äkki annan teile järgmisena need põlled, et ennast oma kena pluusi ära ei määriks, siis saad sellise ägeda kunstniku põlle omale ette. Sulle ka, Erki. Paneme põlled ette. Ja... Ma kohe tundsin hommikul ette, et tuleb panna halli värvi. Asi selge. Vaata, kui hästi sobib. Tavaliselt sa kannad seda kokapõlle, eks ju. Nüüd on midagi teistsugust ka. Võtke kumbki omale taldrik ja siis selle mõte oleks tegelikult selline, ennem kui te hakkate värve valima, te praegu võite ainult vaadata, siis ma küsin veel selle nagu teema kohta, et me oleme tavaliselt siin läinud selle peale, et teema on nagu vaba. Aga kuna me ikkagi teeme selle pigem teambuildingut on ja, siis ma mõtlen ja pakuksin teile välja nüüd sellise asja, et te ikkagi tunnete teineteist juba nii hästi, aga äkki te tahate teineteisele öelda midagi selle teie töö ja selle teie suhte kohta? Mulle väga meeldib see teema. Äkki midagi sellist, mida võib-olla nagu igapäevases ja selles ei tulegi nagu välja, et võib-olla midagi siukest
ma loodan, et midagi head. Ja siis ma soovitaks ausalt öeldes nende värvide kohta nüüd ka seda, et pigem nagu minna julgelt sellise katsetuse peale, et tunnetada nagu neid värve ja mõelda neid, võib-olla neid asju, mida öelda tahad, et mitte niivõrd seda, et nüüd ma teen päikseloojangu, see on ka okei, kui te tahate teha, aga pigem nagu minna julgelt ja katsetama ja vaadata, mis saab. Ja maalida võib kõigega, võib kasutada, sa soovitasid pintslit, võib kasutada, väga lemmikud on spaatlid, nagu näete, hästi kasutatud, siuke töötab väga hästi, sellega võib teha. Siis on igasugu selliseid mõnusaid remondivahendeid, eile üks härra ütles, et ta teeb ainult ühe täpi tööle, ma ütlesin, palun, meil on vahend olemas. Pani iile punkti. Roosa, ei ta tahtis ainult roosa täpi teha, aga pärast tegi väga ägeda töö. Ja siis, kui tundub, et näiteks, et läheb igavaks ainult pintslitega, siis mul ükskord üks neiu maalis sellise asjaga. See on ju köögi nõupesuhari. Aga see räägibki sellest, et sellega saab selga ka sugada. Siin ei ole piire. Värve võib juurde võtta ja võib ka üldse teiste värvidega läheneda, kui siuke tunne tuleb, et ei ole. Aga siis ma soovitan, et lähenete nüüd oma sellele valgele lõuendile ja hakkate uurima, et mis sealt siis tulemas on. Nii, alustame siis põhjas. Ma tegin pintsli natuke märjaks ka ja vaatame, kuidas siis mingi oli see kõik teeb. Oi! Liiga jõuliselt. Nii ei ole vaja. Aga ongi jõuline nagu Erki. Mul on küll juba valmis, aga ma ei tea, mida see Liis seal joputab. Ma saan aru, et Erki töö on juba valmis, minul ka kohe saab viimane jutt ja siis on võila üldse ei tulnud nii, nagu ma lootsin. Kurat küll. Teeme ühe veel, vaatame, mis siit tuleb. Ma tegelikult tahaks nagu... No ei tule. Kui juba, siis juba. Läksid trummi pulgad ja läheb trumm ka. Teeme nii. No nii, aga meie mininäitus on nüüd avatud ja tulge siis vaatama, et mis teil siis oli lõpuks teineteisele öelda. See on sulle. No nii. Nii, alustame sellest minu maalist. Mida sina seal näed? Kas sa aimad ära, mida ma tahan sulle soovida? Et mu elu sügis oleks võimalikult värvirohkem. Ei. See siin on komeet ja plahvatus ja kõik need värvid, et ühelt poolt nagu annaks seda kergust, eks ju, et sa tunned nagu, et sul on seda lendlemist ja nagu vabadust, eks ju, olla, saavutada ja see plahvatus nii-öelda on siis selles mõttes, et sulle see kiire lend ja ilus põlemine ja no ühesõnaga, kõik on need mõtted, mis ma tahtsin edasi anda, aga ma ei osanud, sest et väga ilus on ju. Ei, ma ei ole. Ära nüüd lase pisaratel voolata. Ja kõige tähtsam on see, et need mõtted on seal sees, just täpselt kuula, mis Erki ütles, see tuli südamest. See põhi tuli nii ilus ja Kirsti ütleski, et see on nagu väga hästi õnnestunud, et võib-olla nagu sellest piisabki, et mul ise mõtlesin et ma tahan, et siin oleks nagu kõike seda. Aga näed, natuke rikkusena, ma ise tunnen, et ma rikkusin ikkagi ära, et ta on nagu hästi poolik, hästi poolik. Väga hästi, kui ma räägin praegu oma maali sündimist, siis usu mind. Sest et mina alguses tegelikult, nagu ikka meesterahvas on ju, hakkasin maalima sinu akti. Ja siis mul tuli meelde, et sa ei taha ju kintsu näidata. Ja siis seoses sinuga ma mõtlesin, et kui sügav inimene sa oled, ma rändasin ajas tagasi aastasse 1915, mil selline mees nagu Kasimir Malevitš sai hakkama, no ütleme nii, et maailma ühe geniaalseima maaliga. Tead, mis maalist ma räägin või? Ei tea praegu. Malevitši, kõige geniaalsem maal, mis seob kõiki maailma erinevaid inimesi, erinevaid kultuuri kokku.
iga inimene näeb selles maalis täiesti ise näeb nagu ainulaadset asja. See on must ruut. Õigus. Aga kuna minu mõtted on helgemad kui Malevitšil tol hetkel, mul tuli valge ruut ja ma kasutasin tänapäeval, vaata võib-olla tol ajal ei olnud nii palju ilusaid erinevaid värvitoone, et ma siis selle valge ruudu tegin reljeefsele värvilisele taustale. Aga kuidas sa said nii ilusasti need erinevad värvid siia sisse istutatud? Küüntega tõmbasin. Ma nägin küll, Erkil oli lai pintsel, siis oli tal see spaaton. Niimoodi käisid ja liigutused. Mõtlesin, et huvitav, mida sa teed? Nii et see on selline loodetavasti tulevane klassika, nii et päranda see oma järeltulijatele. Mida mina näen? Mina näen nagu siin on, ütleme, rahvarõiva mingisugune motiiv. Ja, see on Eesti versioon Malevitšist. Sest ega Malevitši musta ruutu nii pea ei pruugi näha, sest see on ju Moskvas Tretjakovskas või Tretjakovi galeriis ja vaata sinna ei tea, millal tahab külla minna. Tead, ma ei saa ütlemata jätta, et ütleme ka seda, et tegelikult see, et seal all põhjal on see aktimaal, mida ei ole, annab ka tööle väga palju juurde. See paneb siukse fantaasia lendu. Väga äge. Väga lahe. Mina ütleks, et väga õnnestunud, väga tublid olete esimese korra kunstnikud. Endale ikka tuleb plaksutada ka. Vot, niimoodi ongi. Aitäh sulle. Kuule, teile ka aitäh. Kallistame ka. Meil tuleb alati kallistada. Kas te teate, et 7 kallit päeva, see on siuke keskmine miinimum?